Tere ja tere tulemast! Kui sa oled kunagi pead murdnud, et kuidas need tänapäeva keerulised ja dünaamilised süsteemid, näiteks Kubernetes, üldse püsti püsivad, siis väga tihti on vastuseks just Prometheus. Ja selles lühikese ülevaates vaatamegi, miks see üks tööriist kogu seiremaailma, ütleme nii, et pea peale pööras. Kõik sai tegelikult alguse just sellest ühest natuke paanilisest küsimusest. Kujuta ette, on kuskil 2010 aastate keskpaik ja äkki avastad, et su vanad head seiretöölistad, need naagiosed ja tsäbiksid, millele sa alati lootsid, need lihtsalt ei tööta enam. Nad ei suuda sammu pidada. Aga miks? Mis siis juhtus? Ja vastus peitubki täpselt siin. Me liikusime ühest maailmast teise. See vana maailm oli, ütleme ausalt, natuke igav. Monoliidid, käputäis servereid, kõik oli staatiline, ennustatav. Aga siis saabus see uus kaos. Mikroteenuste maailm, kus sajad, isegi tuhanded konteinerid tekkivad ja kaovad sekunditega. Ja need vanad meetodid, mis eeldasid, et sa ütled neile käsitsi ette, mida jälgida, need olid lootuselt ajast maas. Ja see probleem ei olnud mingi teoreetiline peavalu. See oli täiesti reaalne ja eriti terav näiteks SoundCloudi jooks. Mõtle, aasta on 2012. Neil on sadu mikroteenuseid, mis pidavad muutuvad ja mitte miski ei suuda seda kaost jälgida. Nad vajasid lahendust ja kuna seda polnud, ehitasid nad selle ise. Nii sündiski Prometheus ja 2015 aastal anti see avatud lähtekoodiga kõigile kasutada. See polnud mingi akadeemiline harjutus, vaid tööriist, mis oli sündinud ja karastunud päris tulekahjude kustutamisel. Aga asja selles, et Prometheus ei olnud lihtsalt järjekordne seiret tööriist. See oli midagi enamat. See oli põhimõtteliselt täiesti uus filosoofia. Uus viis, kuidas me üldse süsteemidest mõtleme ja neid vaatame. Ja selle uue filosoofia keskmes on, ütleme, 3 sammast. Esimene, pull-mudel. See on suur muutus. Prometheuse istuja oota, et talle andmeid saadetaks. Ei, ta läheb ja küsib neid ise. Teiseks, kõik on aegrida. Iga üksik mõõdik ei ole lihtsalt number. See on lugu, mis rullub lahti ajas. Ja kolmandaks, sildid ehk leeblid. Need on nagu supervõimed, mis annavad su andmetele konteksti ja sügavuse. Ja usu mind, need 3 asja koos, need muudavad absoluutselt kõike. Okei, räägime sellest pull-mudelist natuke lähemalt, sest see on tõesti oluline. Mõtle sellele nii, kes juhib olukorda. Vanas push-mudelis on kontroll rakenduse käes. Tema saadab andmeid, kui talle sobib, aga mis juhtub, kui rakendus jookseb kokku? Täpselt, mitte midagi. Seiresüsteem lihtsalt ootab ja ootab andmeid, mida ei tule kunagi. Prometheuse pull-mudel aga pöörab selle täielikult ringi. Kontroll on Prometheuse käes. Tema küsib ja kui rakendus ei vasta, siis Prometheus teab seda kohe, ta ei pea ootama. See on töökindluse seisukohast lihtsalt öö ja päev. See viib meid otse Prometheuse andmemudeli südamesse. Ja see võib esmapilgul tunduda keeruline, aga tegelikult on see geniaalselt lihtne. Mõtle sellest nagu postiaadressist. Mõõdiku nimi, näiteks HTTP requests total, see on nagu riik. Siis tulevad sildid nagu method at a, get, pass at login, need on nagu linn ja tänav. Ja kõik need koos moodustavad ühe täiesti unikaalse aadressi ja sellel aadressil on siis väärtus, mis aja jooksul muutub. Aga nende siltidega on üks väga-väga oluline reegel, üks asi, mida peab meeles pidama, et mitte endale jalga tulistada. See on väldi kõrget kardinaalsust. See on peen sõna, aga idee on lihtne. Sildil ei tohi olla liiga palju erinevaid väärtusi. Näiteks meetodi tüüp või staatuskood, need on super, neil on piiratud hulk väärtusi, aga kasutaja ID või email absoluutselt mitte. Miks? Sest iga uus kasutaja ID loob täiesti uue, unikaalse aegrea ja Prometheus peab neid kõiki meeles pidama, igavesti. Ja see ajab su seiresüsteemi lõpuks lihtsalt põlvili. Nii et jah, hoia sildid lihtsad ja piiratud. Okei, filosoofia on nüüd selge. Pull-mudel, aegread, sildid. Aga kuidas see kõik päriselt koos töötab? Sukkeldume nüüd natuke sügavamale ja vaatame, mis seal Prometheuse tööriistakastis tegelikult peidus on. See on oluline punkt. Prometheus ei ole tegelikult üks ainus asi, see on terve ökosüsteem. Kõige keskel on muidugi Prometheuse server. See on süda, mis pumpab andmeid. Siis on eksporterid. Mõtle neist kui universaaltõlkidest. Nemad õpetavad Prometheusele, kuidas rääkida näiteks sinu andmebaasi või Linuxi serveriga. Alert Manager on see tark dispatcher, kes ei saada sulle iga väikse asja peale kell 3 öösel teadet, vaid grupeerib ja mõtleb kaasa. Ja võib-olla kõige maagilisem osa on Service Discovery. See on nagu automaatne detektiiv, mis Kubernetise-suguses kiires maailmas käib ringi ja leiab ise üles kõik, mida on vaja jälgida. Sa ei pea talle midagi käsitsi ütlema. Nüüd, enne kui me saame hakata andmetest tarkust välja võluma,
peame rääkima ühest kõige põhilisemast mõõduku tüüpist. See on counter ehk loendur. Ja see teeb täpselt seda, mida nimi ütleb. See loendab ja läheb ainult ülespoole. Nagu auto odomeeter, mis näitab läbisõitu. See ei lähe kunagi alla ja see on ülioluline punkt, sest nagu me kohe näeme, see suur, pidevalt kasvav number. See pole iseenesest tegelikult üldse kasuvik. Niisiis, kuidas me muudame selle esmapilgul kasutuna näiva lõputult kasvava numbri millekski targaks? Selleks on meil vaja spetsiaalset keelt ja see keel on PromQL, Prometheusse enda päringukeel. See ongi see võtti, mis andmed rääkima paneb. Okei, kujutame ette. Sa vaatad oma uhket uut dashboardi ja seal on suur number. HTTP requests total 1,2 miljonit. Vinge, aga mis siis? Kas see number tegelikult ütleb sulle midagi? Kas see on hea, halb? Kas 5 minutit tagasi oli see number 1 miljon või 100 000? Kas meil on probleem või on kõik korras? See üksik number, see on täiesti kontekstvaba. See ei vasta ühelegi olulisele küsimusele. Ja vot siin tulebki mängu PromQL-i maagia. Me võtame selle sama HTTP requests total loenduri ja anname selle funktsioonile nimega rate. Ja äkitselt see suur kasutu number muutub millekski, milles me päriselt aru saame. Näiteks 52,5 päringut sekundis viimase 5 minuti jooksul. Vot see on info, millega saab midagi peale hakata. Nii et kui sa pead PromQL-ist meelde jätma ainult ühe asja, siis olgu selleks rate ka. See on ausalt öeldes kõige olulisem funktsioon üldse. See teebki selle maagilise triki. Võtab selle toore, lõputult kasvava loenduri ja arvutab välja selle keskmise kasvu kiiruse sekundis. Ehk, teisisõnu, see muudab toorandmed tegelikuks teadmiseks. Aga nagu iga hea tööriista puhul on ülioluline teada ka selle piire. Prometheus on fantastiline selles, mida ta teeb, aga ta ei ole mingi imerohi, mis lahendab kõik maailma probleemid. Ta on spetsialist ja nüüd räägimegi selgeks, mida Prometheus ei ole. Esiteks, ja see on oluline, Prometheus ei ole logide jaoks. Ta tegeleb numbritega, mõõdukutega. Kui sa tahad näha tekstipõhiseid sündmusi ehk logisid, siis selleks on teised palju paremad tööriistad nagu Loki või ELK Stack. Teiseks, see pole ka jälitussüsteem ehk tracing system. Ta ei näita sulle, kuidas üks konkreetne päring sinu mikroteenuste vahel rändas. Selleks on Jaeger või Tempo. Ja kolmandaks, ära proovi sinna salvestada 5 aasta andmeid. Prometheus on optimeeritud kiirete viimaste nädalate või kuu andmete jaoks, mitte pikaajaliseks arhiiviks. Niisiis, siin on selline lihtne spikker. Millal on Prometheus sinu parim sõber? Kui sa elad mikroteenuste ja konteinerite maailmas. Kui sa kasutad Kubernetest, on see praktiliselt kohustuslik ja kui sinu fookus on numbritel, mõõduketel. Aga millal peaksid vaatama mujale? Kui sinu põhitöö on logidest otsimine, kui sa vajad mitme aasta jagu andmeid analüüsiks või kui sa tahad lihtsalt lahendust, mis on kellegi teise poolt täielikult hallatud ja sa ei taha ise midagi seadistada. Okei, võtame nüüd selle kõik kokku, sest Prometheus pole ainult tööriist, see on tegelikult uus mõtteviis seirest. Mis see mõtteviis siis on? Esiteks, mõtle pullpõhiselt. Haara kontroll andmete kogumise üle, see teeb su süsteemi palju töökindlamaks. Teiseks, mõtle ajatelgides. Mõõdikud pole surnud numbreid, need on elavad lood. Kolmandaks, mõtle dimensioonides. Kasuta silte, et oma andmeid igast küljest uurida, aga pea meeles seda kardinaalsuse reeglit. Ja lõpuks, kõige tähtsam, mõtle kiirustes, mitte kogustes. Toored loendurid on üks asi, aga nende muutumiskiirus, see on see, kus peitub tõeline tarkus. Ja siia lõppu üks väga hea ja praktiline nõuanne, mis tuleb otse kogukonnast. Mõtle Prometheusest kui tööristakastist. Sa ei pea kohe kõiki tööriista oskama. Õpi selgeks paar põhilist, näiteks rate, sum, AVG ja alusta lihtsatest asjadest. Ära ürita esimesel päeval kohe absoluutselt kõike jälgida. See on garanteeritud tee kaosesse ja läbipolemiseni. Üks samm korraga. Ja lõpetuseks jätan teile ühe küsimuse, millele mõelda. Kui sa saaksid valida ainult ühe ainsa mõõdiku, mida oma kõige kriitilisema süsteemi kohta reaalajas näha, mis see oleks? See ei ole lihtne küsimus, aga kui sa suudad sellele vastata, siis oled sa juba poolel teel suurepärase seireni. Ja Prometheus on just see tööriist, mis aitab sul selle vastuse leida ja seda nähtavaks teha. Aitäh kuulamast!